Suur aitäh esimesele klassile väga toreda algusest meie reisile ja palume teise klassi lavale valmistuma. Iga esinemine viib meid täna uude riiki ja uude kultuuri, mis teeb seda õhtu väga mitmekesiseks ja huvitavaks. On täiesti põnev näha, kuidas iga klass on oma riiki laval tegeldanud. Nüüd aga on jõudnud teise klassi kord. Järgmisena suundume üle Atlandi ookeani ja maandume Mehhikos, värvikasse ja elurõõmsasse riiki. Mehhiko on tuntud oma muusika, traditsioonide ja tugeva kultuuri poolest. Enne kui anname sõna teisele klassile, vaatame üle, millisena näeb keskmine eestlane keskmist mehhiklast. Teine klass, palun, lava on teie. Tere Mehhiko, ma olen Meksiko. Tere maailmaavastajad. Täna lendame kujutluslinna lennukiga kaugele päikselisse riiki. Lendame Mehhikosse. Seal ootavad meid hiiglaslikud kaktused, värvilised peod, maitsvad toidud ja isegi iidsed püramiidid. Mehhiko asub Põhja-Ameerikas. Selle kõrval on Ameerika Ühendriigid ja ümberringi laiuvad sinised ookeanid. Mehhikos on enamasti soe ilm, mõnes kohas leidub kõrbeid, kus kasvavad suured kaktused, aga teistes kohtades on džunglid, kus elavad ahvid ja värvilised tappaid. Mehhiko on pindalalt suuruselt maailmas 13. kohal. Mehhiko on rahvaarvult maailma 10. suurim riik. Mehhikos räägitakse peamiselt hispaania keelt. Inimasutus Mehhiko aladel ulatub vähemalt aastasse 8000 enne Kristust. Mehhiko toit on maailmas väga kuulus. Lapsed armastavad seal näiteks tacosid, quesadillesid, nachosid ja magusaid troopilisi puuvilju. Paljud toidud tehakse maisist, mõned rood on väga viltsikad. Mehhiklased armastavad muusikat ja pidusi. Tänavatel võib kuulda mariachi bände, muusikud suurte sombreerodega, kes mängivad trompeteid ja kitarre. Üks kuulus pidu on surnupäev ehk Dia de los Muertos. See ei ole kurb püha, vaid värviline rõõmusaeg, kui inimesed mälestavad oma lähedasi lillede, küünalde ja muusikaga. Ammu enne autosid ja telefoni elasid Mehhikos maiad ja asteegid. Nad ehitasid suuri kivipüramiide ja uurisid tähti. Mõned püramiidid seisavad seal tänaseni. Kujuta ette, need on vanemad kui paljud lossid Euroopas. Mehhikos võib kohata jaaguare, ahve ja flamingosi. Mere ääres ujuvad vahelisegi delfiinid. Mehhiko tüpsu ehk aksolot on kahepaikne. Ta on veeeluviisiga. Nad ei saa kunagi päriselt täiskasvanuks, vaid elavad kogu elu lõpustega hingavate vastsetes staadiumis. Tal on võime jäsemeid, siseelundeid, sealhulgas isegi aju ja südameosi uuendada. Nad elavad Xochimilco järves ja Chaco järves, mis asuvad Mehhiko pealinnas Meksikus. Mehhiko on väga värviline. Majad, riided ja turud on täis edukseid värve, punast, kollast, sinist ja rohelist. Mehhiko inimesed armastavad käsitööd ja kaunistusi. Mehhikos, nos vemos Mexico.
Sí, ya te veo, abuelita. No me acuerdo de nada, pero sí. No importa, abuelita. Yo te quiero cantar esta canción para que nunca me olvides, abuelita. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón, cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Muchas gracias, abuelita Flores. suur aitäh väga näitlise etteaste eest ja lubame 3. klassil minna valmistuma. meie reis jätkub ning iga riik toob seal laval täiesti uue meeleolu. on väga huvitav näha, kui erinev võib maailm olla. lendame nüüd Mehhikost umbes 80 kilomeetrit lõunasse ja maandume Brasiiliasse, suur ja mitmekesine riik Lõuna-Ameerikas. Brasiilia on tuntud oma rütmide, tantsude, karnevalide ja muidugi ka loksaka looduse poolest. vaatame, mida pakub meile Brasiilia Puhka 3. klass. Endaga siinne näide Brasiilia karnevalit. Lauale astub 3. klass. Welcome to sunny Brazil in South America. Hot sandy beaches with mountains towering over. This is called Sugarloaf Mountain.
Brazil is the 5th largest country in the world. It takes about 12 hours to fly there from our country, Britain. Have you ever wanted to go on an adventure in a jungle? You can visit the biggest jungle in the world in Brazil. It's called the Amazon rainforest. It has a huge river running through it. It's so big that sometimes you can't even see the other side. It's like the sea. It even has some pink river dolphins swimming in it. The Amazon jungle has 40,000 different types of plants. It has more than 1,000 animals living in it, so I won't try and name them all. In Brazil, the people eat lots of fresh fruit, breads, rice, beans and stew. Every year they have a big carnival celebration. People come from all over the world to party in the street, dance, sing and watch big parades. It sounds fun. Brazilian people speak a language called Portuguese. Aitäh väga elavõtlaste eest. Kui see alles esitus ja milline energia. 4. klass, te võite minna valmistuma. Meie reis muutub iga samm ka aina põnevamaks. Edasi liigub otse kuumad Brasiilia randadel meie armsale kodumaale Eestisse. Vaatame, millega suudab meid üllatada 4. klass. Eesti kõik nii armas ja koduselt mugab. Raske ülesanne, aga enne muidugi keskmine eestlane. Eesti on meie kodu. Ta on küll pisike, aga meie jaoks väga tähtis. Eesti on rikas kultuuri poolest ja muusika inspiratsiooni uskuma. Proovisime ka juhtimisega. Kuuendine natuke kultuuri. Läbi lugemine. Eesti on meie kodu. Tume võidu koju! Teie ees sadu luukered.
suur aitäh! alati eriline hetk, kui kodumaa laule laval näha ja eesti keelt kuulda. Nüüd, kus oleme jõudnud oma reisiga korraks tagasi koju, on hea võtta korraks väike paus, kinnitada keha meie suurepärasest kohvikust, jagada emotsioone oma naabriga ja lubada 5. kuni 9. klassi õpilasi teistele üldisema. Kohtume 20 minuti pärast siinsamas saalis.
saali kogunema 2 minuti pärast laulma. Sa oled mul laivis praegu olid. Vabandust, Anna-Mari. Saime tööle ka kõlari. Minu laul on meildile. Ma andsin sellele. Keegi ei tea, ma andsin ainult Madisele. Madis ei olnud kellelegi ka. Õnneks Madis ei tulnud ära. Meelega, et see oli mina ja Madis tegin sulle välja, aga keegi teine ei tea ja keegi ei olnud kellelegi. Ma nägin, ma olin seal. Madis pani selle ja ma olin niimoodi. Aga see, ma mõtlesin, et see on meie inside joke ja ma lihtsalt tahtsin su nägu näha. Aga ainuke, kes kõik uued ja ainult mammu ise ainult Te olete tahapoole minema. Alustame 1 minuti pärast. Seisan Taneli juurde. Head reisijad, loodame, et kõik on kohtadest tagasi jõudnud ja saavad ennast mugavalt roolile sättida. Loodetavasti saite natukene puhata ja energiat koguda, sest meie suur seiklus ümber maailma ei ole veel läbi. Kinnitage turvavöö, sest nüüd läheb alles rulluks. Ees ootavad uued riigid, põnevad kultuurid ja vahvad elamused. Pange kujutusele valmis, kinnitage turvavööd ja lähme koos edasi järgmise teadusele meie ümbermaailma reisile. Järgmisena suundume Puerto Ricosse, Kariibi mere saarele. See on tuntud oma sooja kliima, muusika ja kultuuri poolest. Aga enne, kui lubame 5. klassi lavale, on meile siia ära eksinud ka üks noormees Puerto Ricost.
aga nüüd ei hoiagi rohkem 5 klass kinni. Lava on teie. Puerto Rico asub Kariibi mere loodeosas. Riigi pindala on 9104 ruutkilomeetrit. See elab ligikaudu 3,3 miljonit inimest. Ametlikud riigikeeled on hispaania ja inglise. Puerto Ricol on nii lipp kui ka vapp. Peamised muusikastiilid Puerto Ricol on salsa, bomba, plena ja reggaeton. Puerto Ricost on Puerto Ricost on pärit mitmed tuntud lauljad, nagu näiteks Bad Bunny, Jennifer Lopez, Ricky Martin ja David Henke. Ja hakkame tantsima, aitäh! Aitäh väga meeleoluke endast eest. 7. klass, võite minna valmistuma. Iga uus riik lisab meie reisile midagi uut. Järgmisena tuleme ookean uuesti tagasi ja maandume Ukrainas. Riiki, millel on riiklik ajalugu ja tugevad traditsioonid. Ukraina kultuur on sügavalt seotud muusika ja rahvapärimisega. Kas teadsite, et Ukraina on meie kodumast Eestist tervelt 13 korda suurem? Enne esinemist aga ootame teie ette ka väikest Ukraina tüdrukut. Laval astub 7. klass.
muusikat. Ukraina kultuur on väga rikkalik, kuid muusika ja rahvatantsid on sealsed inimeste jaoks väga tähtsad. Tutvustan lühidalt liiki tuntud muusikul, rahvatantse ning mõningaid huvitavaid fakte. Ukraina asub Ida-Euroopas, selle pealinn on Kiiev. Ukrainas nimetatakse sageli päärvilja maaks, sest seal kasvatatakse väga palju päärvilju. Veel on Ukrainas maailma sügavaim metroojaam. Kuna Ukraina asub Euroopa ja Aasia piirimail, on erinevad kultuurid mõjutanud ka nende muusikat ja traditsioone. Ukrainas on päris palju tuntud muusikuid ja lauljaid. Nende muusika ühendab sageli rahvamuusikat ja tänapäevast popmuusikat. Ukraina artistid on tuntud mitte ainult oma riigis, vaid ka üle maailma. Muusika aitab ukrainlaste hoidma kultuuri ja rahvusliku identiteeti. Ukraina rahvatantsid on väga energilised ja rõõmsad. Üks kõige tuntumaid tantse on kokak. Seda peetakse Ukraina rahvatantsuks ja see on väga populaarne. Teine tuntud tants on trepak. Seda mängisid ja esitasid sageli rändmuusikud ehk gobzalid. Rahvatantsudes kasutatakse palju kiireid liigutusi, hüppeid ja pöördeid. Ukraina inimesed on tuntud oma külalisrahvuste poolest. Öeldakse, et Ukraina vanaema meelest on laps alati kõhna. Samuti arvatakse, et Ukraina külalisrahvusel puudub stopp-nupp. Ja Ukraina köögis mõõdetakse armastust kulbiga. See tähendab, et külalistele pakutakse alati palju süüa. Tänan kuulamast.
Oh, olin sõjaväes õpetaja. Ma jätlen, kuidas tantsaliigutustega lood olid? Ütleme nii, et eelmine aasta sai palju tööd nähtud, nii et väga hea. Aitäh! Liigume aga samasuguse hooga edasi. Esimest korda jõuame tänasel reisil Aasiasse, nimelt Lõuna-Koreasse. Lõuna-Korea iseloomustavad vanad traditsioonid ja modernne kultuur. Ja Lõuna-Korea tehnoloogia. Teistest ei peaks saama sulgil, Kiia või Hyundai. Aga enne, kui 8. klass tuleb esinema, vaatame üle selle moodsa Lõuna-Korea meesterahva. Pange nüüd täiega, sest ava on teile. Nii, tervist, Oru Ringhäälingu keskus on leidnud üles Green Roomist PSY mänedžeri ja küsime nende käest, kust nemad tulevad ja kust nemad lähevad. Ehk siis ma proovin nüüd rääkida Lõuna-Korea keeles. Desin on lugu, igo eu seo oseojo. Kuinka on taka haikkoteen tai pahamisa. Nare jal ubedieso. Jonko ma haikko vainsa. Jee. Palun kuinka sealt kauemale. 1, 2, 3.
aitäh väga meeldiva ettekande eest. Me oleme jõudnud juba õhtu lõpu poole ja jäänud on vaid kõige suuremad. 9. klass, palume meil teil minna valmistuma. 9. klass on tegelikult Hispaania. Riik, kes on spordimaailma toonud sellised tähed nagu Rafael Nadal, Lennart Cassoli, Fernando Alonso ja seda nimekirja võiks täiendada väga pikalt. Romeo, ärme räägi ainult Hispaania spordist. Me teeme Hispaaniat kui väga kirglikku ja rühmitatud riiki, mida iseloomustab tugev tantsu ja muusikakultuur. Liia, ma ei rääkinud spordist niisama. Meil on ju oma Eestiga minna maa. Vaata sinna. Või mis iganes ta oligi päevatud. Nüüd on laval 9. klassi pärad. Tere õhtust, kallis publik ja žürii. Tänases Playboxis tutvustab teile 9. klass Hispaaniat, tuntud ka kui Hispaania kuningriik. Hispaania põhiosa paikneb Edela-Euroopas Pürnee poolsaarel. Hispaania on väga suur Euroopa riik, kus rahvaarv on üle 48 miljoni inimese. Selle suure riigi pealinnaks on Madrid. Kuna Hispaania on Vahemere-äärne soe riik, siis seal on kultuur ja elustiil teistsugune kui meil Eestis. Seal on populaarne kunst, muusika ja tantsimine, mis on väga levinud igapäevaelu olulised osad Hispaanias. Sageli toimuvad Hispaanias festivalid ja kultuuriüritused, mida käivad vaatamas kohalikud ja turistid. Hispaania on ka hästi tuntud enda rikkaliku toidu poolest. Rõhk on peamiselt mereandidel, köögiviljadel ja oliiviõlil. Tuntud toitude hulka kuuluvad tapas, paella ja grillroad. Väga hea ja kuulus magustajaid on neid Crema Catalana. Nüüd jõuamegi kõigi lemmiku teema juurde, sport ja meelelahutus. Kõige populaarsem spordiala Hispaanias on muidugi jalgpall. Tuntuimad jalgpalliklubid sealsed on Real Madrid ja FC Barcelona. Levinud meelelahutus Hispaanias turistide silmis on muusikafestivalid. Me täname teid kuulamast ning nautige Hispaania rütme.
Z-taste eest. meil võiks siis Z-tasted on kuulatud. Palume nüüd žüriil minna tegema oma kõige raskemat tööd ja välja selgida oma kõige paremas. Lähte. Pane. Seni, kui žürii teeb oma tööd, on kuulda, et on täna võõrusmas päris Rootsi üllatuspäev. Ainult täna õhtus teeb comeback'i Rootsi läbi aegade kuulsi muusikakollektiiv ABBA. Enne kui ABBA saab lava endale, vaatame, mida teab keskmine eestlane Rootsist. Las olla. Saavad selle. Tere! Tervitused Rootsi kummid! Ott teile. Aitäh, tegelikult esimene. Mis aitas
et ära teha selle imelise reisi ümber maailma. Nüüd on aga meil aeg välja kuulutada rahva lemmiku hääletus. Selle jaoks haarake oma taskutest nutitelefoni, skännige QR-koodi ja andke hääl oma lemmiku poolt. Igaüks meist saab hääletada ainult ühe hääle oma lemmikule. Hääletus kestab täpselt 5 minutit. Seni on teil aega jalgu sirutada, lühki sättida ja võtta kohvikust või näite suudest. Õige pea selgub meil selle aastase Playboxi võitja. Hääletus on alanud. Ma teen oma teksti. Se jäi
ma siis paska enam ei viitsi. See, kuidas on hääl? Ühekümnendki aastast on hääletus. Hääletus on lõppenud. Oh Maru, keda ma valisin? Keda valisid? Ma ei muuda. Ma ei saa hääletada. tänu teile saime näha, kui erinev, samas kui põnev on meie maailm. Samuti suur aitäh publikule. Nüüd aga anname sõna žüriile, et nad saaksid meile teatavaks teha meie tänase õhtu võitjad. Tere õhtut kõigile! Kõigepealt suur tänu meie reisi giididele,
6. klassis. Teeme neile suure aplausi. Ja siis üks eraldi, nüüd 2 või 3 korda suurem aplaus läheb ühele talendile. Rasmus Pääsuke. Aplaus. Kuna korraldajatele ei tohi kinni anda, siis me ei saa anda, sest see oleks nagu alkanat või kompliment. Aga ma olen väga ausam, sest seda öeldi, et me peab olema. Aga minul on suur au anda üle siis üks eriauhind. Ja see on kõige nunnuma esitluse eest ühele isikule. Aga see oli nii raske ülesanne. Ja ma ütlen ausalt, et me kahjuks või õnneks peame selle kõige nunnuma esitluse andma ühele klassile. See klass tõi lavale 2-taktilise maheda lõhna. See klass on ära teinud oma eksami eeldatavasti. See klass lõpetab selle kooli selle peale. 9. klass on luua siia. Ja ma loodan, et seda jookida ei hakata võrdselt. No nii, minu käes on nüüd üks diplom, mis ei lähe klassile, vaid läheb ühele õpilasele, kes oli meie arust kõige naljakam. Mis te arvate, kes see oli? Selleks õpilaseks on Roland Sarapik. Aga nüüd ilma pikema jututa kõige tõetruuma esituse auhind läheb ühele lauljannale, kellel kõik laulusõnad algusest kuni lõpuni, esimesest sõnast kuni viimase sõnani olid täielikult peas. Ja selleks on Deniise Simona. Nüüd on mul au välja selgitada selline auhind, mida meie ise välja ei andnud või ei mõelnud, ei otsustanud. Ja selleks on publiku lemmik. Ma arvan, et olete kõik super tublid, et te kõik väärite ühte suurt karikat ja palju õhu välja. Aga
tänaseks publikulemmikuks on 4. klass. No nii, minul anti see au, anda tänase võitja au üle. Nagu ka laulu kirjutamisel produktsioonis ja selle Playboxis, et võita on vaja dünaamilisust, mitmeplaanilisust, et kogu aeg midagi muutuks, et oleks lahe, et mõjuks töötruud. Ja selle lihtsalt oli kõike seda. Jaa, ega tegelikult ilma pikema jututa selle aasta Playboxi võitja Vaiaga Vahis, 4. klass. Meie tahame veel omalt poolt kõnelda kõik õpetajaid ja korraldajaid, ilma kellelt ei oleks kui juttu täpselt nii väga, nagu see täna oli. Täname ka žürii tähelepanelikkuse, aususe hinnangute ja suure panuse eest meie Playboxi õhtuõnnestumisse. Väga super, väga super. Hoian, panen siit. Ei taha toida või? Et igaüks on kaasa midagi uut. Olgu see liik, kultuur või lihtsalt hea emotsioon. Meie reis on nüüd jõudnud lõpule. Aga head mälestused jäävad. Suur aitäh ja õhtut ja lõpetame võitjad. Vaatan, kas seda väljas korra. Jah. Mis võin siia? Ma juba tahan šokolaadi.
kõige laius.